Tere hommikust, käes on reede ja täna tuleb mega turbopäev ja homme ka, aga mega ägedad ja põnevad päevad ootavad ees, nii et ma võtan teid kaasa. Ja praegu suundun ma trenni, ma teen turbotrenni, mul ei ole tegelikult üldse aega ja täna on nii palju teha, aga let's go! Trenn on tehtud nii kiiresti, kui ma oskasin, 40 minutit läks ikkagi ja nüüd ma suundun Lidli poole. Mul on vaja sealt homseks osta mõned asjad, ma kohe varsti räägin teile ka, mis täpsemalt toimuma hakkab kõik ja siis ma käin pakkidel järgi. Nii, ma olen kodus tagasi, ma ei tea isegi kust alustada. Äkki ma alustan sellest, mis meil täna ja homme toimub. Täna õhtul on siis minu sõbranna Katriini uue treeningplatvormi Women Wellness tähistamine. Et ta siis kutsus oma sõbrannad kokku, me läheme restorani sööma ja tähistame seda suurt saavutust ja homme tähistame me minu suurt saavutust. Ehk siis ma olen siin juba päris mitu nädalat planeerinud sellist, ma ei tea, kokkusaamist sõbrannadega, et tähistada Kirstordil podcasti. Et nüüd, kui podcast on juba üle kuu aja laivis ka olnud, või tegelikult ongi nüüd kuu aega, siis kuidagi ma tundsin, et ma ei taha lihtsalt mööda libiseda sellest suurest nagu võidust või see on minu jaoks nagu tõesti nii suur asi, et ma üksinda selle asja ära tegin ja täitsin enda mingi sellise unistuse ja seal taga on mul igasuguseid nagu mõtteid veel ja ma olen alati olnud nagu selle poolt, et elus tuleb tähistada rohkemat kui abiellumine, laste saamine ja sünnipäevad. Et nagu elu koosnebki nendest momentidest, mida me ise loome ja mida rohkem me ise tunneme rõõmu ja tänutunnet selle hea üle, mis meil elus on, seda ilusam meie elu tegelikult on ja ka tagasi vaadates ma loodan vanas eas, ma olen nagu õnnelik, et ma oskasin märgata enda saavutusi ja neid ka siis tähistada, sest et nagu mu lemmik ma ei tea, aja veetmise viis on sõbrannadega jutustamine, ma ei tea, hea söögi söömine, võib-olla paar lõbusat mängu veel. Ehk siis ma saan lihtsalt kasutada, ma saan nagu mitu head asja kokku panna, et ma saan kasutada ära seda võimalust, et meil on mida tähistada ja tuua kokku kõik oma lemmikinimesed, miinus Laura ja Joanna, kes homme tulla ei saa, aga et lihtsalt nagu tehagi sellest selline fun event, et ma ei tea, miks mitte teha elus nagu igasugustest asjadest event, ma ei tea, vahetad töökohta, õnneks soolaleibasid tähistatakse, ehk siis kui sa kolid mingi uude koju, siis ikkagi seda tähistatakse, aga ka hoopis teistsugused asjad, mida võib tähistada ju. Et tegelikult ma arvan, leiab elus väga palju, mille üle olla rõõmus ja mida tähistada. Ja seda ma olen tahtnud teha ja Katriinil ka väga sarnane mõttekäik ilmselt. Et kui sa oled ikkagi kuid ja kuid, kui mitte aastaid töötanud oma mingisuguse unistuse suunas või et täita mingit missiooni, mis sul siin elus on, siis see on ju kindlalt nagu tähistamist väärt. Et kui mitte see, siis mis veel tegelikult. Ehk siis täna tähistame Katriini tema sõbrannadega ja enne seda kell 3 lähen ma What the Face'i näojoogasse. Oh my god, jällegi mul on viimasest korrast pool aastat möödas ja ma olen unistanud sellest. See oli kõik see, mida ma ootasin sellest, nagu see näojooga ja see suuõnemassaaž. See oli imeline ja ma nagu tõesti nägin enda näos seda erinevust ka. Ja nüüd ma mõtlesingi, et nüüd mul on nagu 2 sellist tähtsat asja tulemas, et tundub nagu ideaalne aeg, et minna. Aga nüüd tuleme nagu praeguse hetke mure juurde. Ma teen praegu meiki. Ja selles suhtes on see nii nõme, et ma pean ju selle põhimõtteliselt kohe varsti maha võtma, et minna sinna näojoogasse, et sinna ju meigiga ei lähe.
ja miks ma pean tegema meiki, on sellepärast. Põhimõtteliselt teie veel ei saa siit aru, aga me istume minu uues setup'is. Mul on siin kõik uus mööbel. Ma näitan teile ka kohe, aga ja see on siis koostöö raames mööbel ühega, et kõik see mööbel on mööbel ühest. Ja mul on vaja teha reels kokku sellest. Ja eile filmisin ära reelsi klipid. Eile ma sain kõik nagu valmis. Ma ei tea, kuidas ma ütlen, kaunistasin need riiulid ära või sisustasin need riiulid ära. Igatahes sättisin kõik valmis. Ma olin nii rahul. Filmisin koostööklipid ära. Ja mul oli juba eile hästi kiire päev, et hästi palju ettevalmistusi praegu selleks homseks enda peoks. Aga ja siis, kui ma olin juba kõik ära filminud, kõik oli valgustused ära pandud, kõik ma juba tegelesin muude asjadega, siis ma sain aru, vaadates neid klippe, et mul oli jäänud tooli külge, millal ma praegu istun, oli jäänud silt nagu kuskile allapoole ja see oli mingites klippides näha. Ja mind see ikkagi nagu nii häiris, no see ei ole lihtsalt ilus ja viimistletud, et ma pean nüüd täna need klipid uuesti tegema. Ja siis ma pean kohe täna selle kõik ka valmis monteerima ja saatma ülevaatamiseks. Ja noh, kui sa mind Instas jälgid, siis sa oled seda juba ilmselt näinud, seda reelsi. Sest et noh, see peabki üsna kiiresti üles minema igatahes nende klippide tegemiseks, kuna ma olen ise ka seal klippides sees. Siis ma lihtsalt pean meigi praegu tegema. Ja jah, selles suhtes hästi nõme, et siis ma võtan selle maha, lähen näojoogasse ja siis pärast seda teen uue meigi. Vot, aga no nii ta on. Miks on täna nii kiire? Sellepärast, et tegelikult mul on nagu 2 ühes see homne päev. Mul olidki 2 eraldi seisvat ideed. Üks siis see, et ma tahan sõbrannadega tähistada Kirstordil podcasti. Ja teine täiesti eraldiseisev mõte sellest oli see, et mul tekkis mõte, et ma tahaksin mingi hetk nagu rentida mingi korteri, ilusa korteri, kus siis contenti filmida. Et pannagi endale kirja kõik mingid reelsi ideed, koostöövideod, mis mul oleks vaja teha ja lihtsalt nagu siuke keskkonnavaheldus teha, et mul on selline tunne, et nüüd küll mul on siin kodus ka värskendus, aga muidu mul on nagu selline tunne, et ma olen siin kodus kõik nurgad ära filminud. Kõik on nagu nii minu jaoks igav ja samasugune. Ehk siis ma mõtlesin, et väike keskkonnavaheldus on mulle endale selline värskendav ja ilmselt ka jälgijatele. Ehk siis, et teha siuke content day ja siis ma mõtlesin, et ma ühendan need 2. Et ma võtan mingi vahva korteri ja päeval filmin seal nii palju sisu kui võimalik. Mul on päris tihe graafik. Mul on kõik kirja pandud, mis ma täpselt teha tahan. Mul vist on kokku äkki mingi 10 erinevat reelsi, pildi, sisu ideed, mida ma seal tahan ellu viia, mis tegelikult ausalt öeldes juba tekitab mu stressi, et kuidas ma jõuan, sest et check-in on kella 3 ja sõbrannad tulevad kella 7 ja ma tahan seal kaunistada ja noh, mul on igast kõik ideed, asjad, et ma ei tea, kuidas ma jõuan, aga ma loodan, et ma jõuan ja selleks homseks content päevaks mul on nagu ideed on olemas, järjestus on isegi välja kirjutatud, et kuidas kõige mõistlikum oleks teha, aga mida mul ei ole mõeldud täiesti konkreetselt välja veel outfit'e kõikide nende videote jaoks või piltide, et muidugi mul on olemas homseks õhtuks oma selline see, ma ei tea, ma ei taha seda otseselt peoks nimetada, see ei ole nagu pidu, aga tähistamine või istumine või koosviibimine, ma ei tea, mida selle kohta öelda. Igatahes selleks põhitähistamiseks on mul muidugi outfit juba olemas ja mõeldud kõik. Aga teiste asjade jaoks ma pean veel natuke mõtlema ja ma peaks läbi proovima, sest et te teate küll, mul on olnud varemgi seda, et mul on vaimusilmas mingisugune outfit ja siis kui ma selle selga panen, siis see tegelikult ei näe üldse nii äge välja ja noh, seda ma ei taha, et homme juhtuks. Nii et
peaksin neid täna ka proovima, ma ei tea, kuidas ma seda kõike jõuan, ma natuke muretsen. Õnneks on homme veel enne kella 3 ka nagu mingisugune aeg, kuigi ma pean ennast sättima. Ma pean meeletult asju kaasa võtma sinna. Ühesõnaga, ma tunnen, et see stressitase on kõrge, aga samas ma olen nagu nii elevil ja päris palju ettevalmistusi on juba ka tehtud. No nii, tuppa sisse astudes on vaade selline. Ehk siis mul on siin 2 uut riiulit ja uus meigilaud ning tool. See tool on täpselt samast materjalist, mis siis tugitool. Ja siin on siuksed kuldsed detailid nii laual kui riiulitel. Ja siin on siis minu parfüümikollektsioon. Ja mulle väga meeldib see valgusmuna siin ka, selle sain siin seist. Ja teise poole lahendasin ma niimoodi, et ma panin siis nii raamatut sinna, aga ma tahtsin ka ruumi ette enda sellele vision boardile ja natuke siukest nagu niisama iluasju ka, et selle kella sain ka siin seist, selle vaasi ka siin seist ja teised asjad on aja jooksul kuskilt kogunenud. Et selline. Ja ilmselt ma tahaks isegi mingi riptaimi veel sinna ülesse panna. Ma alguses mõtlesin ühe riiuli panna siis sinna seina ja ma proovisin seda ka, aga see jäi kuidagi liiga crowded, et sinna jäi liiga, ma tõstsin ilmselgelt seda lampi siis siia poole ja taime võtsin sealt ära, aga ikkagi kuidagi nagu sinna väiksesse nurka jäi liiga palju. Nii et ma lõpuks otsustasin siis sellise lahenduse kasuks ja mulle endale see meeldib. Oh my god, kõik asjad võtavad kauem, kui ma arvan. Ja ma otsustasin, et kuna mul on väga kiiresti, täna on reede, mul on vaja täna see ära saata, viimane tööpäev. Et kuna mul on vaja väga kiiresti see mööbel 1 video teha, siis ma praegu teen seda telefonis. Siin ma saan nagu lihtsalt tõesti mega kiiresti tehtud. Ma sain nüüd valmis oma koostööasjad ja isegi vahepeal, kui mingid asjad laadisid, siis ma jõudsin natukene proovida mingisuguseid outfit'e homseks filmimispäevaks, aga seda ma pean ilmselt hiljem jätkama. Ma ei ole tegelikult täna normaalselt söönud. Ma jõin natukene hapsi ja sõin ühe võiku ennem trenni ja nüüd ma ei olegi normaalselt söönud, nii et ma peaksin sellega tegelema ja siis meigi maha võtma. Ja siis ma lähengi What the Face'i, ma olen nii excited. See on tõesti kallis teenus. Aga see on täpselt selline asi, millega sa poputad ennast või väga hea kingituse ideega, sest et inimesed tihti ei raatsi enda peale seda raha kulutada. Ehk siis on hea, kui sa kingid. Ja see on täpselt see asi, et kui sul on sünnipäev, sul on mingi tähtis sündmus tulemas, pulmad, ma ei tea, mis iganes väärib tähistamist sinu jaoks, et siis sa lähed ennem sinna, sa lased enda eest hoolitseda. Ja pärast su nägu on ka tõesti trimmis, nagu kuidagi nii klaar, nii kõik paistatus on läinud, et siuke väikene transformatsioon näole, nii et jah, see ei ole kindlasti koht, kuhu mina jõuaksin minna iga kuu, aga see on midagi sellist, mida endale lubada vahel. Et nagu muuta siis see päev või see mingi elamus või kogemus või tähistamine veel erilisemaks. Nii, ma söön ühe leivakurgiga ja siis ma tegin ühe grilljuustusaia ja eile ka ma ostsin neid Kohupima pannkooke. See on nii hea kiire vahepala. Ehk siis väike magusamps ka kõrvale. Värska veel ja ma pean kiiresti sööma.
Ma jõudsin just koju. Nagu näha, ma pole isegi jõudnud veel jopet ära võtta, aga lihtsalt nagu ma ei tea, kas teie saate aru sellest vahest, aga ma tunnen täiega, et nagu silmaalused kotid või nagu ma ei tea, kuidas seda paremini öelda, on palju vähem prominentsed ja üldse nagu nägu on nagu kuidagi nagu peenem, et mingi üleliigne paistatus on kõik ära. Või nagu seda ei ole enam. Ma ei tea, oma sõnad ei tule minuni praegu. Igatahes, mu nägu on küll valge. Aga see oli nii mõnus. See oli täpselt see lõõgastus, mida ma vajasin tänasesse päeva. Sest et nagu te olete aru saanud, siis ma olen hommikust saati olnud siuke natuke nagu stressipall. Igatahes, nüüd ma peaksin palju vett jooma täna. Nii et ma kohe sellega alustan ka. Ja ma tunnen, et mul on kõht ikkagi nii tühi. Ma pean kiiresti mingi võiku veel sööma. Aga samas ma ei taha liiga palju süüa, sellepärast et kell 7 on siis see Katriini õhtusöök ja see on restos. Nii et nagu seal saab ka süüa. Ja ma võtsin Katriinile kinkekaardi sealt. Et mõtlesin, et ma ikkagi kingin midagi Katriinile ka sellise suure saavutuse puhul. Ehk siis võtsin talle What the Face kinkekaardi. Minu arust ta, või vähemalt nii palju, kui mina tean, ta ei ole seal käinud. Ja ma tahaks kõigile seda soovitada. Ma tahaks kõigile öelda, oh my god, sa pead sinna minema. Nii et nüüd ma aitan sellele kaasa, et Katriin sinna läheks. Õues on reaalselt nii ilus päikseline ja need kollased lehed ma näitan teile ka. Nagu hello. Okei, siit see ei tundu, et see on ilus. Miks? Igatahes see on päris elus väga ilus. Nii, ma sõin ühe munavõiku. Nüüd ma hakkan enda juustesse ja halosse lokke tegema. Ja praegu mul tuli jälle meelde, et mul on ikka see halo pesemata. Ma juba vist paar vlogi tagasi rääkisin teile sellest, et see vajab pesemist. Ja enne homset enda üritust ma võiksin selle kindlasti ära pesta, aga see tähendab seda, et ma pean seda tegema täna hilja õhtul, kui ma jõuan koju. Jah, ma vist teen juuksed korda, siis hakkan meiki tegema ja tegelikult ma tahaks täna veel panna ka need brausi ripsmed. Nüüd, need on natuke teistsugused kui need, mida ma siin mingi teine aeg kleepisin. No need on need, mis paned enda ripsmete alla ja mis nagu tegelikult mitu päeva püsivad. Aga see stiil, see konkreetne, mis selle nimi on, Feeling Foxy, see on nüüd selline, millel ei ole neid liimiribasid küljes ja need on mul eraldi olemas ja need ma pean siia külge panema ja siis enda ripsmete külge panema. Nii et see võtab mul ilmselt natuke aega. Aga ma tahaks need panna, et mul oleks ka homme ripsmed kohe olemas. Ausalt öeldes see on päris mugav, et nagu mul on see sahtel nüüd siin ja kõik asjad on siin ühes sahtlis. Ja ma ei pea nagu mingi kummardama kuskilt teisest sahtlist midagi võtma. Kõik on siin samas. Väga tore. Dress code Katriini tähistamiseks oli tema enda sõnul fabulous. Nii et ma mõtlesin, et ma kasutan võimalust ja panen selle outfiti, mida ma kaalusin Andrei ja Robini uue reisisaate avapeole panna. Ehk siis see üks kuldne topp, mis on mul juba mõnda aega olnud, mis pole endiselt kasutust leidnud. Ja siis need siuksed karamellitooni Primarki püksid. Nii, ma olen oma meigiga nüüd silmal. Õrnalt värvisin ripsud ka ära ja siis siin on mul need brausi ripsmed. Siis siin on selline, ma ei tea, jah, siit on näha väikeste liimiribakeste leht. Ja siis ma võtan nende pintsettidega. Ma sain aru, et see liim ei tohiks siia külge jääda. Võtan selle liimiriba ja panen selle siis siia ripsme külge. No ma ei tea, siin on mingisugune
liimimuna veits. Okei, üks silm on tehtud ja ma sain aru, et ma tegin asja täiesti valesti. Väga hea, et ma läksin Instagrami vaatama. Kuidas see nüüd siis käib? Ma nüüd näitan teise silma peal. Võtan siit selle ripsmäkkese on ja pintsettide vahele. Siis võtan selle lehe. Keeran selle, kui see ripse muidu on nii pidi, siis ma keeran ta nagu nii-öelda tagurpidi. Panen siia liimiriba peale selle. Siis see jääbki siia külge ja tuleb koos selle liimiribakesega. Kas midagi on näha ka? Jah. Niimoodi. Ja siis ma panen selle enda ripsmete alla. Ilus. Nii, huuled on ka vaja teha. Ma olen siin kusjuures nüüd kõik viimast päevad kasutanud seda Maracuja Juicy Lip Linerit Tana One. Hästi kreemine, hästi lihtne peale kanda. Ja siis ma panen Fenty Beauty Place Donutsit. Ja midagi natukene tahaks nagu roosakat ka sinna huule keskele. Nixi Fat Oil Slick Click äkki seda. Hinnaga soolatu põhe, krõmpsuga sihukese väikse leivasuguse apsuga. Siis meil on pakutud hintavetid teile, mille juures on samuti väike brioši sai. Tere tulemast kõikidele minu lounge party'le, mis on natukene hilinenud, aga head asjad natukene hilinenud. Peaasi, et tähistamine toimub ju. Reaalselt see on kõige tähtsam. Ja ma tahtsin väga tähistada just teiega, et olete mu kõige lähedasemad sõbrannad ja minu kõige tähtsamad inimesed ja häid asju elus peab tähistama, neid tuleb tähistada, ei tohi seda unustada. Ma ei tea, ta on mõni niisama, et see tuleb. Aga vahet ei ole. No nii, ma astusin 2 minutit tagasi koduuksest sisse. Kell on 11:30. Issand, ma täpselt niimoodi ennustasingi. Ja ma asun siis pesema oma halo. Ma küll korra mõtlesin, et äkki ma ikkagi ei pesa, äkki see on fine, aga ma vaatan, et ta on ikkagi kuidagi nii toodet täis, et vajaks pesu. Mina ei tee sellega mitte midagi erilist. Ma kasutan neid samu tooteid, mida ma oma juustes kasutan. Ehk siis praegusel juhul Joico Volumizing Shampood. Ja mida ma nüüd esimest korda kasutasin ja eile enda juustes oli siis see Magrada Moisturizing Hair Mask, Rabarberi juuksemask. Ehk siis seda proovin ka siia. Ma mõtlesin, et ma panen kohe mingi juuksemaski. Ja tavaliselt ma lihtsalt kraanikausis teda pesen. Samamoodi nagu oma juukseid, nii et midagi erilist siin ei ole. Nii, meik on maha võetud, halo on pestud ja kuivama pandud ja ma küll olen üsna tän. Aga ma tahaks olla nagu extra tän. Nii et ma arvan, et ma panen ühe kihi veel seda Nobi isepruunistajat peale. Ja homme tuleb üsna vara ilmselt äratus, et ma saaksin kõik asjad kaasa pakitud, mis mul vähegi vaja on ja neid on väga palju, mul on väga pikk list. Nii et ma arvan, terve mu hommikupoolik lähebki pakkimisele ja siis sättimisele. Aga ühesõnaga näeme siis juba homme hommikul. Tere hommikust, käes on laupäev, käes on minu peopäev ja ma just otsisin välja auhinnad, et kuna ma korraldan paar mängu, siis mulle meeldib alati ka auhindu jagada, kuna mul on see privileeg, et mul on kodus alati igasuguseid uusi põnevaid tooteid.
et siis miks mitte neid oma sõbrannadega jagada. Ma tellisin Shane'ist komplekti valgeid kingikotte. Ma oleks tegelikult punaseid tahtnud, aga polnud olemas. Ehk siis ma võtsin valged kingikotid ja siis siukse kirsi siidipaberi. No cute ju. Ja ma mõtlesin, et ma näitan teile juba siin auhinnad ka ära, sest et ma küll plaanin muidugi nagu filmida tervet seda õhtut, aga ma ei tea, kui hästi ma lõpuks ju kõiki asju kaadrisse saan, nii et ma mõtlesin, ma näitan need auhinnad ära. Üks mängudest, mida ma teen, on bingo ja ma kujundasin enda bingo kaardid. Sellised. Ma olen ise nii rahul nendega ja siis ma mõtlesingi, et ma teeks niimoodi, et esimene nii-öelda vaheauhind läheb sellele, kes saab esimesena rea täis ja siis see suur auhind läheb sellele, kes saab kogu täismängu nii-öelda. Ehk siis, kes saab rea täis, saab endale siukse Catrice'i huulepalsami, siis sellise parfüümikese, kas see on 10 milliliitrit või? 12,5 milliliitrit. Siis minu lemmiku Firework ripsmatte duši ja Maybellini Lifter Glossi. Nii et need lähevad siia. Aga ma vist ei hakka neid praegu valmis pakkima, sest mul on parem neid kaasa võtta, nii et kui need ei ole nagu lahti voldid. Siis, kes saab täismängu, tema võidab siis sellise retinol vitamiin C, vitamiin E kreemi APLB brändi poolt. Ja siis Avib kollagen lipmask. Mingi Korea tooted need on. Siis aprikoti kortsu plaastrid. Sky High ripsmaduš ja Lifter Gloss. Nii et selline läheb võitjale ja siis ühe teise mängu, seda ma nüüd ei hakka ette rääkima. Auhinnaks ma panin siis Etude'i siukse kollageen essence'i, Pimple patchid, Nerdsi siuke nagu huuleläige, aga samas ka nagu huulepalsam ja siis selle Body Shopi Sugar Pumpkin kätekreemi annan ka ära, kuna mul on nii palju kätekreeme, ma lihtsalt, see lõhnab küll hästi, aga mul ei ole mõtet seda endale hoida. Vot, nii et selline auhind ka. Igatahes ma siin vaikselt pakingi kohvrit, kuhu ma pean mahutama ära kõik asjad, mis ma kaasa võtan ja neid asju on lihtsalt sellepärast juba palju, et esiteks on seal nagu kaunistused kõik õhtuks ja teiseks on seal siis kõik nagu tooted ja outfitid, et filmida mingeid teisi reelse ja ma ei tea, TikTok'e videosid. Et kuna ma tahan seal nagu hästi targalt seda aega ära kasutada ja võimalikult palju teha, siis mul on ka päris palju asju vaja kaasa võtta. Nii et jah, ma olen siin pakkimise keskel ja seda ma lihtsalt ei jõua teiega jagada, muidu ma ei jõua asju tehtud. Ja põhirõhk kindlasti tänasest päevast lähebki sellele, kui ma näitan teile siis seda nagu õhtust koosviibimist. Et ega ma neid muid asju väga ei taha teile näidata ka, sest need hakkavad nagu oktoobri vältel ja võib-olla kes teab veel novembriski tulema siis Instagrami ja TikToki välja, et siis ma ei taha nagu liiga palju siin ühes vlogis ka ära näidata. Vot. Asjad on mul nüüd nii palju pakitud, kui ma olen saanud neid praeguse hetkeni pakkida. Ja järgmine asi listis on see, et ma disainisin ise siis sellised kaardid. Ja ma tahakski anda kõikidele oma sõbrannadele siis sellise personaalse kirjaga kaardi. Ma ostsin ka punased ümbrikud nende jaoks. Et ma ei tea, ma lihtsalt tahan kuidagi nagu tänada kõiki sõbrannasid selle eest, et nad on mu elus ja et nad olemas on üldse, et nad on nii ägedad, et nad inspireerivad mind. Ja siis ma mõtlesin jah, et ma kirjutan nagu igale ühele personaalse sõnumi, need on mul notesidesse valmis kirjutatud, nüüd mul on need vaja lihtsalt nagu siia peale ümber kirjutada. Mul on 3 tükki valmis, tegelikult 2 tükki olen ma juba ära andnud, et ma lasin nad trükikojast välja siukse varuga, et ma sain anda
nii Laurale kui Annale juba eelmisel nädalal ka siis kaardid ära. Et kuigi nad ei saa täna peole tulla, siis ma tahtsin igal juhul neile kaardid kindlasti anda. Nii et nüüd mul on vaja kirjutada siis 6 kaarti veel. Ja siis ma hakkangi ilmselt juba tegema meiki ja siis ma saan oma meigi asjad ära pakkida ja veel viimased asjad. Ja siis ma lähen tordile järgi, siis juba sealt otse korterisse. Ja mis ma veel tahtsin öelda, on see, et nagu ühe selle kaardi hinnaks tuli vist mingi 1,30 või midagi sellist. Ja ma olin täiega mingi, issand, miks ma ei ole varem mõelnud selle peale, et mingi jõulude ajal või üldse, et kujundadagi valmis mingisugune ilus sünnipäevakaart universaalne ja siis trükkida neid välja, mingi, ma ei tea, näiteks 10 tükki ja siis iga kord, kui kellelgi on sünnipäev tulemas, siis mul on kaart olemas ja see on tegelikult palju odavam kui poest osta ja ma saan ise selle kujundada. Nagu nii äge ju või ongi jõulukaardid samamoodi. Et lihtsalt kujundad kanvas valmis, trükid välja ja siis sul on kõikidele olemas kaardid. Ja nagu see on palju ägedam, kui osta mingi valmis asi, kui et sa saad ise nagu kujundada ja jah, võib-olla veel nagu mingi, kui see läheb su mingi sõprusgrupile, siis mingi personaalne sõnum nagu just sellele sõprusgrupile või perele näiteks, et mega hea idee minu arust ja ma arvan, et ma kasutan seda kindlasti. Et jah, ma ei ole kuidagi varem lihtsalt selle peale tulnud. Ja minu arust need tulid nii nunnud. Sina oled Kirstordil. Ja kõikide nende personaalsete kirjade lõpp, see viimane lause on igatahes sama. Oled Kirsiks Tordil minu elus. Nii cute. I'm so happy. Nii, igatahes. Järgmine kiri on mul vaja kirjutada Karolale. Mina lihtsalt täna terve päev samas kohas istumas teie jaoks. Tegelikult on siin kodus palju ringi jooksmist ka olnud, aga nüüd ma olen jõudnud sinna, kus kaardid on kirjutatud ja on aeg teha meik. Ma teen praegu nagu natuke rahulikuma meigi, sest et ma ei taha nagu kõikide nende videote asjade jaoks, mis ma kavatsen filmida, mingi mega glam olla. Ja siis nagu te näete, siis ma ikkagi öösel kakkusin endal need ripsmed ka ära. Need olid nagu ilusad, aga öösel ikkagi kuidagi see liim häiris mind, et mul leepusid need alumised ülemised ripsmed kokku ja siis ma ärkasin vahepeal ja siis silmad olid nii kuivad ja ühesõnaga ma võtsin need ikkagi ära ja ma ei teagi nüüd, mida ma täna õhtupoole panen, sest kohe ma ikkagi ripsmeid ei pane ilmselt. Igatahes tuleb täna nagu põhi siiski selline full beat või nagu selles suhtes, et ma teen kõik need sammud, mis ma teen siis, kui on nagu special occasion, ehk siis praegu ma paningi seda Maybellini Creepy Serum Primerit, et kõik püsiks paremini, siis nüüd panen mingitesse näopiirkondadesse seda Elf Halo Glow'd, et natuke juba seda põhja nagu toonida tumedamaks nii-öelda ja anda seda sära juurde. Ja siis ma panen oma seda Maybelline Skin Tinti ja ma ei tohi unustada lasta täna setting spray'd, sest kui millalgi üldse, siis võiks nagu täna. No nii, ma olen läbi suurte raskuste jõudnud siia korterisse. Läbi suurte raskuste ma mõtlen selle all seda, et mu see kohver on ilmselt mingi 30 kilo. Mu seljakott, ma arvan, on nagu mingi 10 kilo. Ja siis väike kott veel juurde ja siis tort. Õnneks mu kaaslane sai tulla mulle appi tassima asju. Aga siin ma nüüd olen. So excited ja ma näitan teile siis torti ka praegu küll siit kastist. Ma ei hakka teda ilmselgelt siit praegu välja võtma. Aga saate sellise first looki. No vaadake seda. Siin peal on sädelus. Ja üleni punane. So cool!
täna tahan ma teiega rääkida sellisest parfüümist nagu Angel Dust. Ühesõnaga, ma ei ole teid jõudnud üldse kurssi viia, ajahäda nagu ikka, mina jooksmas ringi ja juba esimesed inimesed on kohal. Ma ütlesin kõigile, palun hilinege, aga noh, kõik ei saanud hilineda enam see hetk, kui ma ütlesin, et hilinege. Nii et ma näitan teile kaunistatud laudasid ja toitu ja ma ei jõudnud isegi kirjutada. Ja Maari kingis mulle selle kaelakeemi. Mis mul täna? Aga tegelikult kui sa Nonii, mis siin toimub? olen nii Photoshopist. Oota. Okei. Oota, siin on veel üks. Mina olen ju siin kaamera taga kogu aeg. Ma pigem teeks kõik siin ikkagi. Millega sa tegeled? On aeg otsad jalast võtta, pildistamine on tehtud, rohkem ei viitsi. Bingo. Ütle Kes tordib bingo? Nii, ma olen valmis. Aga valmis. Mis kohe algab? Bingo, kirstordil bingo. Õnnemäng, nii et vaatame, kellel täna peab. 27. Oota, nüüd läheb aega. Ei, aega ei anna. Ja hakkab mingi aeg väga kiireks minema ka. Kas mõni number nagu päriselt ka on siin või sa teed nalja? Ei ole. On. 10. 4. 19. Bingo, mul on ka bingo. See on siis teile ka Siis jagame pärast. Jah, paneme siia, jagage. Nii, jätame edasi. Täismäng on jäänud. Mina inimesi töösse panemas. Ja kes teeb? Inimene, kes selle kõige suurem alkohoolik, eks ole. Reaalselt, siin on midagi valesti. Seda ütlevad nad kõik. Alguses ärge siis hakake kõva aega mitte küttama, kõik peavad kirja panema. Alustame sellisest lihtsamast. Ja, Ariana Grande. Mul on miinuse. Ja miinus, lähme teise juurde. Aga ma panen pluss, kui on õige või? Ja pluss panen, kui on õige. Oh my god. Mida iganes? Ma ei tea, munni vist. Oot, ma pean seda fucking dissektima. Võib lähemale tulla. Siin on ju isegi nina natuke, noh terve lõhu, no issand jumal, mida te veel saate. Ja... Yes! Mida teed? See on mingi poliitika. Ei, poliitikuid ei ole meil. Ei ole või? Ei ole. Oota, kes siin mängus on, ütle, mis seal on siis näitlejad? Jah, ütleme näitlejad, lauljad. Kõik teate teda.
100%. Kas ta viimasel ajal ka nagu pildis on rohkem? Ta kogu aeg minu arust. Mis pakume? Kas Šenja või? Šenja? Jaa, ma tegin Oh, see on Tõnis Niinemets. Päris hea Päris hea, pakkumine. jah. Päris hea pakkumine. Siis viimane tuleb. Okei. Viimane. Viimane jah. What? Kus ei ole tema, siis ma ei tea. Mingi selfie pealt, okei. Nii. See on nüüd eestlane või? Tundub välismaale. Päriselt tegi nii või? Päriselt. See on Nina. Millest räägime? Nii, Oota. kas on kirjas? Ei. Mida iganes. Oota, ma sotin maha, et sa teaks. Ma ei tea, ma panen suvelt. Oota. Nüüd me peame küll diskusseerima. Jah, ikkagi jah. Kes on valmis? Kes on valmis? Ei ole veel kõik. Katriin ei ole. No mõtle paar sekundit, aga siis lähme edasi liikuma. Ja siis samal ajal kui mõtled, siis loen ka 1, 2 ja ma lähen saaks välja. Aga pärast see nina on nagu lihtsalt nagu mis asi. Nagu see, või nagu, et see on kuidagi nii nagu omapärane nina, aga mul nagu ei meenu mitte kellegi nina. No, kuidas ei tea nüüd? oota, pane palun, lähe Katriini nägu taha. Ma löök jah. See Katriin. Kuidas päriselt? Ilus ei tule selle aru. Kõikidest ma sain kohe. Aga see kohe on välismaal. Hoida ju See on üldse, ma ei saa, see oli sneaky. See oli kõige parem. See oli kõige parem. Kim Kardashian, päriselt palju Kim Ma Kardashian. kirjutasin alguses Maarjalis ilus. Ma kirjutasin Shakira, ma kirjutasin Nicole. Nii, siin saab hakata tüdrukutega võtmehoidjaid tegema. Kas see on nagu mingi limiit ka palju või asju peale? Ei ole, sest ma võtan kõik. Nii kaua kõik otsa saavad. Üldiselt ei ole, aga siuke 4-5 on nagu arvestatud, aga seal jääb ilmselt üle nagunii, nii et saab ka rohkem panna. Tohib hakata valima. Jaa, et siit siis võtta see võtmehoidja osa nii-öelda ja siis sinna külge käib siuke ketikene ja ketikese osa on ka seal sees ja siis nendega saab hakata külge panema neid charme. Sa saad või? Lihtne. No nii, näete seda torti täies hiilguses. Väga hea. See brownie on nagu brownie. Üli Mahlane ja Aleksandra ütles ka, et hea natukene maitses. Isegi mina ütlesin, et on hea. Mu õde on kondiiter. Ma olen väga häid asju sealt saanud, aga see on tõesti väga hea. No nii, ja ongi pidu läbi, kõik on lahkunud. See läks nii kiiresti, see oli siuke virvarr. Ma pean õppima natukene paremat aja planeerimist, et ma oleksin ise rohkem kohal sellel ajal, kui külalised saabuvad. Et ma suudaksin nagu maha rahuneda selleks hetkeks ja olla hetkes. Et see on mu jaoks kohati veidi raske, sest et kui ma ei ole ise veel valmis ja kõik ei ole täpselt nii, nagu ma olen vaimusilmas ette kujutanud, siis mul on selline nagu ähmi täis tunne ja kõik juba tulevad ja oh my god, aga ma tahtsin ju veel selle teha, ma tahtsin selle teha, et ma pean nagu lahti laskma sellest mingist visioonist, mis mul peas on. Aga kokkuvõttes ma siiski väga nautisin. Ja üldpildis sai kõik täpselt nii tehtud, nagu ma tahtsin. Et jah, ma ei jõudnud neid Pornstar Martinisid teha siis, kui kõik saabusid või need ei olnud valmis selleks ajaks, aga need said hiljem ikkagi tehtud ja jah, ma ei jõudnud nii palju sisu filmida, kui ma oleks tahtnud, aga tegelikult ma sain ikkagi vist mingi 6-7 erinevad kas siis story'd või reelsi või pilte tehtud. Et tegelikult nagu ma võin endaga väga rahul olla, väga palju sai tehtud ja issand jumal, kui suur tänutunne mul on nagu sõbrannadele, et nad on täpselt sellised, nagu nad on, et nad tulevad, nad küsivad, millega nad aidata saavad. Aleksandria terve õhtu hoolitses selle eest, et teil siin oleks klippe, et ma nagu ka üritasin, aga samal ajal hostides ja kõike läbi viies see on ikkagi nagu päris keeruline. Et jah, väga sellistel hetkedel tahaks, et oleks mingi videograaf, kes nagu võtaks selle ühe
mental load asja vähemaks. Aga jaa, bingo sai tehtud, siis kuulsuste äraarvamine ja seal lõpus see minu enda pildi pähkel, see oli nii naljakas, küll pakuti, et see võiks Shakira olla, Kim Kardashian. Ma ei mäleta, mis need pakkumised seal veel olid, aga et ei olnudki nii lihtne. Ja personaalsed kaardid sain kõigile kaasa antud, ei unustanud kedagi. Kõigile sain ilusti tšau öeldud, ilusti ära saadetud, torti jõudsime süüa, sest et mul on ka sünnipäev niimoodi mööda läinud, et ma unustasin tordi ära. Seekord ei unustanud. Toitu jäi palju alles, et kuidagi ei söödud väga palju, aga sain kaasa anda siin nii mõnelegi. Küll mingid pannakaid ja küll torti ja et väga hea, sest et ma lihtsalt, ma ei taha minna koju homme sama raskete suurte kottidega, kui ma siia tulin, et natukene võiks ikkagi vähem asju olla. Ja jah, Maarit ja Anette ja Aleksandria ja issand, kes siin võib-olla keegi veel aitasid siin päris palju ära koristada ka. Nii et kõik on nagu väga puhas ja korras ja ega mul väga muud ei olegi, kui et veel meik maha võtta, pesus ja nõudekas tööle panna. Tort oli ka väga hea. Vist ütlesin ka, et Sukree stuudiost, aga tõesti väga mahlane ja maitsev ja jah, veidikene kallim nii-öelda, aga igati väärt seda, et sa saadki Pinterestist inspo pildi saata ja sa saad sellise asjaga. Ma siin panin natukene veel asju kokku ja mõtlesin, ma näitan, et mida ma teen siis nüüd üksinda, kui kõik on läinud. Kõigepealt ma tõstsin endale kookeri, magusaid pannakaid, kondentspiima ja vaarikamaasiga. Lemmikkombo, lihtsalt nagu mitte miski minu jaoks ei ületa seda kombot. Ma tean, et on soolakaramelli inimesi, on Nutella inimesi, aga kondentspiim ja vaarikatoormaas, see on nagu oh my god, mul ei ole sõnu. Ja siis väikene taldriku täis kanatempuurat, California ja siis snow crab tempura, nagu imeline sojakastmekene. Sushi Plaza sushi on nagu klassika, see on lihtsalt nagu sa tead, mis sa saad. Sa tead, et see on kvaliteetne ja et see on hea. Nii et ma lihtsalt nosin, kuulan Smoshi Reddit stories'id, kuna mul Too Hot Takes on nagu kõik kuulatud ja iga nädal ma kuulan ka kohe ära selle, kui see tuleb, siis nüüd ma kuulan Smosh Piti Reddit stories'id ja need hakkavad mul ka vist varsti otsa saama. I have a problem. Ma olen kodus ja ma jõudsin veel täna hommikul seal korteris ühe skincare, nii videod kui pildid teha veel ka ühe koostöö jaoks. Nii et väga tegus hommik ja nüüd on käes see moment, kus ma ei oskaks elult mitte midagi rohkemat tahta kui see, mis siin praegu on. Mul on tuba täis lilli. Nii palju silmailu ja ma saan süüa Sushi Plaza sushit. Mul on just avatud Red Bull. Eilsest on veel torti ka, nii et ma lihtsalt istun oma diivanil, vaatan YouTube'i videosid, söön ja sossutan ja lihtsalt puhkan ja sõbrannad saadavad mulle praegu veel eilsest pilte ja videosid. Nii et ma elan sellises kirstordil mullis veel. Ma tahtsin veel siia lõppu teiega jagada Shirley ja Arola poolt hästi ägedat kingitust, mis läks nii teemasse. Vaadake, selline klaas kirsikestega 2 tükki kinkisid ja ma kavatsen neid nüüd podcasti salvestamise ajal kasutada ja niisama ka. Aga ideaalne. Nii äge, et nad leidsid sellised. Ja tahtsin teile ka siia lõppu kingituse teha, et ma tean, et paljud teist, kes te vaatate mu vloge,
kuulate ka minu podcasti ja tulite kuidagi hästi sujuvalt selle minu uue projektiga kaasa ja selle eest ma olen hästi tänulik, sest et millegi uue alustamine on ikka alati hirmus natukene, et see on suur privileeg, et mul on inimesed, kes tahavad mind toetada ja tahavad kaasa elada minu uutele tegemistele. Nii et ühele teist, kes siis jätab alla kommentaari ükskõik mille kohta ja on subscribed ja likeib videot, siis läheb selline kingipakk, kus on sees mul 2 juuksehooldustoodet Rossini brändi poolt, mida ma olen ise siin ka juba 2 aastat vist kasutanud. Et nende all-in-one shea oil leave-in conditioner, mis on siis selline see spray kujul, teeb juuksed hästi pehmeks. Ja siis nende lightweight care coconut milk conditioner. Samamoodi teeb juuksed hästi mõnusasti läbikammitavaks pehmeks. Ja natukene midagi näo jaoks ka. Maybellini Bubble ripsnudušš. Siis Maybellini Jelly Poreless Primer ja Garnieril siis selline Pro Retinol, miks ma ei saa seda sõna öelda, kangasmask. Et kui sa tahad neid võita, jätta lihtsalt alla kommentaar ja ma kuskil nädala jooksul siis võtan võitjaga ühendust. Mu elu teeb lihtsamaks, kui sa jätad ka Instagrami, aga me saame ka ilma selleta hakkama. Igal juhul suur aitäh, et sa vaatasid. Ma loodan, et see video andis edasi selle peo vibe ja kogu seda meeleolu.